siis nii-öelda või see aasta, see kolmnurk sunnib teda kiirustama ja tegema ennatlikke otsuseid ja stopp, 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 stopp. Vastupidi just. Madu mõtleb, maailm tormab, aga madu mõtleb. Ta ei lähe selle tormijooksuga ega hobuse kapakuga kaasa. Et Manu mõistab küll, et raske on jääda peitu, et peitu jääda ei saa. Õnneks ta saab sellest nagu aru. Ta ei saa öelda nii, et ma lähen magan nüüd seal puu all nüüd see aasta ja tulen aasta pärast uuesti välja. Ta peab olema ikkagi kohal, peab nägema, tajuma olukordi, aga sellegipoolest ta ei pea olema nii intensiivselt selle kaasa minema, vaid pigem natuke nagu jälgimisel, selle mao jälgimise protseduuri sees. Nii et ta nagu on pigem on tema strateegia on oota ja vaata, et see töötab temaks eriti hästi. Igast palju on saladusi ja mitmetähenduslikkust, võib mingid tekstidest isegi valesti aru saada, mis infost valesti aru saada, et pigem tuleb nüüd tähe panna ja kogu need infokillud või mingid tegevuskavad, protsessid või ka olukorrad nagu enda jaoks väga hästi lahti kirjutama, väga hästi lahti mõtestama, siis ta saab sellest maailmast paremini aru. Sellest ongi selle aasta lause see, et maailm tormab, aga madu mõtleb. Ta ikkagi mõtleb läbi, et miks, milleks ja kuidas ja kui palju. Ja samas on ainult üks koht on ka samas sees, kui ta jääb liiga kaua mõtlema, siis keegi teine otsustab tema eest ära. Nii et siin on see, alati see, et kus see piir nagu on, et väga raske on seda piiri nagu leida ja määratleda, aga ma peab usaldama mao just nagu seda kaasasündinud tunnetust, et kui on nagu roheline tuli, siis madu liigub, kui on punane tuli, siis madu jääb seisma. Usaldage seda intuitsiooni, et ta ei lähe lihtsalt rumalast peast riskeerima, vaid teeb ikka väga läbimõeldult. Nii et maale tundub jah, et see aasta on väga mustvalge, väga konkreetne, väga rabelev, kiire, peale tükkiv ja liiga emotsionaalne. Madu on sellest väsinud ja tüdinud, ei taha seda enam näha. Nii et ta jube hea meelega tõmbas sellest rõngasse ja oleks hästi passiivne, aga seda teha ei tohi. Et ta peab ikka ise juhtima oma elu, ise võtma vastu neid otsuseid ja reageerima ja siis seeläbi saab ta endale ka õiget teed näeb ka ainult ise. Nii et madu õpib ütlema vähem, aga ta ütleb seda hästi selgelt, seda on läbi mõelnud, ta ütleb 3 sõna, need on kõik väga suure tähendusega ja kõik saavad sellest ühtemoodi aru, et see on nagu hästi-hästi oluline. Ütleme nii, et see lõuna kolmnurgaga tulihobuse aasta ei ole maole nagu mugav, ta ei tunne ennast hästi, see on nagu segane aasta, närviline aasta, kuid samas ta annab võimaluse iseenda sisse vaadata, mingi protsessi, mingi olukorra sisse vaadata, mõelda ja öelda selle kohta üheks väga lihtne ja korralik lause. See on hea, see ei ole hea näiteks, on ju. Mitte nii hakata siin keerutama ja ma ei tea, mida ajama, siis see kaotab igasuguse mõtte ära ja see asi muutub nagu ise müraks ja keegi saa aru, mis toimib ja teda jätakse maha, teda enam ei usaldata seeläbi. Et edu tuleb sellele maole ikkagi, kes oskab vaikuse ehk tagasitõmbumise ja nähtavuse vahel teha nagu tasakaalu luua. Kui palju olla nähtaval, kui palju öelda ja kui palju millal tõmmata tagasi, millal mitte öelda. Ma ütlengi, see ei ole lihtne aasta selles mõttes, et see mängimine on päris keeruline, aga ma usun, et kui madu usaldab iseennast, siis ta teab ja tunneb, millal on roheline tuli ja millal on punane tuli. Ja teeb õigeid valikuid. Võt nii.